salsa rütmid ja sõit Prismasse, nii et pole seal ammu käinud. Ei oska öelda, mis seal head on. Fakt on see, et mingitest toiduainetest on puudus ja tuleb minna vaadata võid hea hinnaga ja nipet-näpet veel. Mingi kärusid. Vot see on pull asi siin. Ma ei ole seda teenust kasutanud veel, aga siit saab masina nagu rentida vist. Ei teagi, mis see hind on. Kirjas igatahes ei ole. Jah, päris pull. Ei olegi tulnud selle peale, et selline asi on tehtud. Prisma kärule saab panna kaamera sisuliselt siis ostupuldi pessa. Tahaks pirni või konverentsi pirn. See on siis 1,48 kilo hind. €68, 3 pirni. Isegi okei, kuupis oli sama kogus, maksis mingisugune peaaegu €3. Näita, mis see banaanikilo oli. 1,19. Lähed kaalud ära. Ma panen siin, saad ära kaaluda. Hakkame siis õunu valima. Näed, see on korralik. Siin kastis isegi on, kusjuures. Selles siin kastis on väike rohkem pihta saanud. Mis sealt tuleb? 41 senti või? See on siis alla kilo või? Tee selline. No vahet üle. Pane peale. Värske kapsa, borš, veisel liha ka. Palju maksab? Või see kapsalikult. See on see. Veisel lihaga on 2,98, see on siis selline. Ja siin on üks hernesupp ka. Võtame selle ka. Seda on suuremad ka, seda on kallim. Aga võtame selle hernesuppi selle ka ühe. Ja, võtame selle ühe selle ka, siis on väga hästi. Sea hakkliha. Viimasel ajal on niimoodi olnud, et kõik need hakklihad, mis me oleme ostnud, on nagu kuupäev on nagu okei, aga reaalsus on see, võtab paki lahti ja haiseb, et ma ei tea, mis ta on vanaks läinud või mis iganes, et loodame, et see kuradi toode räisk. See äkki on okei. Pani korraliku lennu ka. Atleetjuust. Väga hea. 3,49 Prismas. Hind on jumala hea. Ja siis ma ostan võid ka. Aga võid ma tahan täitsa näidata. Või on niimoodi, et ega siin ei kannata osta, sest ma ei tea, Saaremaa 2,65, hullumeelne hind, 2,28, 3,65 e-piima või, see on nagu, see on Lokomo Lokores, see on nagu megakirves ju. Jah, see on Eesti taluvõi, aga ma otsin ühte teist võid, Läti võid, aga ma ei näe seda. See on ainult 150 grammi, see Eesti oma, see on ka kirves, siin ei ole seda soodsat võid ei olegi. Aga meil kodus üks pakk võid on, selles mõttes, et hea või on ära ostetud, näed, võt see või. See on hea hinnaga või. 200 grammine, €10. Aga seda ei ole, siit võid osta mingisugust kuradi 6 eurost võida keskmine. Eksportas või ühe ikkagi leidsime siit, et see on eurik tükk. Ma ei tea, ma võtan 3 pakki seda. Oota, vaatame, kaua säilib ka. 17.03. Ai, see on väga okei, ma arvan. Nii, klassikaline siis, mis asi meil siin on? On kohukeste lett ja kohukese taluvuse piir on tegelikult ideaalne hind on 30 senti, aga selle hinnaga nagu raske leida, siis
tegelikult tasub kilo hinda vaadata, see on 8,53 kilo, 11 eurtsi kilo, see on 9,75 kilo. Et tundub praegu ükski hea hinnaga siin, kõik on nagu labidaga pähe saanud. Me võime muidugi tagasi minna läbi Rõngupagari poest ka tiiru iseenesest vaatama, mis seal on. Et need kohukesed jäävad seekord siia leti peale. Piim. 55 senti. Selline piim läheb farmi piim. 2 pakki seda. Kuupäev on 11. neile. Nii. Hapukoor ka vist on, võtame hapukoore ka. Hapukoorega ka niimoodi, et 20% hapukoore hind võiks jääda niisugune maksimum €50 kanti. Aga kui seda kätte saab, see on 250, 500 oleks vaja meil, vaatan, hapukoor 10%-ne, aga ma ei näegi 500 mist. Ikka näen, on olemas, täitsa olemas. Siia poole tuleb tulla jälle. Ja näed, on täitsa olemas. Varmi oma 1,19. Väga jäinud. Viska korvi need 2 tükki. Kunagi sai siit samast letist sai €29 peenleivaga. Mis leib see on? Mingi uus leib. Maitseks seda, kuule. See on mingi juuretisega vatseri, mingisugune tume juuretisega leib. 1,25. See on suht kallis. See on kallis, seda ma ei osta. Ma ostan tavaliselt seda. See on 62 senti. See on sootsa hinnaga. Läheb see ostukorvi. Siin on siis nüüd magusalett. Ütleme niimoodi, et maguse hind on ka tõusnud ja mitte vähe. Aga mida ma tegelikult otsima tahtsin hakata, oli see Vasla kukkel, aga seda ei ole. Vot seda käkki ma lähen nüüd Rõngupagarisse otse koha peale vaatama. Selle peaks sealt saama kätte mingi €5. Siin on ta 6,68. Siin on ühed minu lemmikbarankad on need Publini omad. Aga nende turuhind on hea, kui sa saad mingisugune 2,20-ga. Hetkel on ta siis 2,95 siin. Olen ka kallimalt näinud 3,20-ga. Aga see hind on jah, ma arvan, on siuke, millest ma seda ei osta. See on hea või? Vana hea klassikaline rummisai, jah. Ma loodan, et nad ei ole ära rikkunud. Siia on peale pandud, et see on kirsiga. Aga ma arvan, et võta see, jah. Siiski õnnestus leida mul Vasla kuklid ka üles, et 4 tükki, 5 eurtsi, hind 2,88, Eesti Pagari omad. Siis on, mis asi see on, Vatseri oma. 2 tükki on 5,59. Wow, päris hea hind. Siin on 2,38, 4 tükki, põhimõtteliselt 6 eurtsi, Gustavi omad 2 tükki, 4 euri. Ja mis see on veel? Marta käsitöö omad. No ei tea, valik on ja üleval on Reval jõhvikatega veel mingisugused isendid veel. Ja need on 2,78. Ma tükk aega mõtlesin, et siin pildi peal on sämm, aga praegu ma vaatan, et ei ole. Soeng on siis. Ei tea, jah. Viimasel ajal on kõik ühte nägu. Prillilett. Ma oleks tegelikult vaja autosse prille, et saaks nagu lumise ilmaga sõita. Aga
aga millised prillid sobivad, see on jälle tase. Päris õudsed. Need on päris õudsed, jah. Maakoha ohutuma liikluse hinnaks sai lapse elu, Maaleht. Hinnaga 2,69, Õhtuleht on veel paberkandena 2,49 ja Postimees on 3,30. Ma millegipärast arvasin, et Postimeest enam ei toodetagi, aga näed, pealmine leht on täitsa sükene, ütleme sükene 150 grammi kloss või silk või midagi taolist. Ja siis on siin veel, see on hea ajakiri, see mulle meeldib. See on hea ajakiri, seda kunagi sai loetud ja käis koju, aga enam ei käi. Ja mis meil veel on, Kroonika on siin, Tiiu oma maitse käsitöö, Kosmoseministeeriumid, see on ka mingi huvitav asi, sellist asja veel on, mis asi see on. Imeline teadus eriväljaanne. Mis ta maksab siis? 15 euri. Ja ajalugu maksab 12,95. Siis on Säde ja Naine. Sükesed ajakirjad siis. Mul on tegelikult suur prismakott ka, aga mis sa teed? Kaasas ei ole siis. Banaanidel on hind või? On küll. No, võtame piimad ja need asjad ära kõigepealt. $23.71. Tead, kus me võime läbi minna või? Aitäh ostu eest! Tere tulemast tagasi! Me võime läbi minna Kaupmehest. Seal on kohukesed kõige parem hinnaga. Et lähme sõidame sealt kaudu, vaatame. Ma ei tea, kas Tallinnas on Kaupmees, aga Tartus on siuke pood nagu Kaupmees. Selline koht nagu Kaupmees. Ma arvan, et ma olen oma elus üldse siin vist 3. või 4. kord. See tehti ikka väga-väga ammu, aga siin peaks olema hinnad hästi head, kui osta hulgi asju. See koht on nagu rohkem niisugune hulgilao moodi. Kella 7-ni ja laupäev, pühapäev kella 4-ni lahti. Aga see ongi alkopool. Oota, ma tegelikult viskan korra pilgu peale. Mis need hinnad siin on? Alkoholi hinnad. Osso. See näeb hirmus välja küll see pudel või? See tök on, see on nagu katkujook. Sihuke pudel. Päris uhke värk. Ja siin on siis külmalett niimoodi uste taga. Ja siin peaks olema siis kohukesed ja asjad ja ikka võib tulla, näed, siin on müüakse ka võid, aga vaata, mis hinnaga siin võid on. Siit saad hulgi osta. Vaatame, kas me näeme siin. Siin on 1,99 Saaremaa, ma ei tea, palju ta seal maksis. Kondenspiim, munad saad siit suure risti osta. See on küüslaudiga või? Küüslauga. Linnutalu, munad. Ja majoneesitünnid on korralikult suured, sellised 5-kilosed. Ja siin all on 9-kilosed majoneesitünnid. Et kui oled suur majoneesisõber, siis miks mitte, ne? Näed, võt see on ka vinge. Palju see maksab nüüd? Siin on 1 kilo veisesinki, siukene. Maksab 35 eurtsi. Kuskil olid kohukesed, oot, ma vaatan need Rakvere kodused kotletid. Vot siin on ta tõesti kõige parem hinnaga. Need on igal pool mujal kaubanduses. Coopis maksavad need 3,20, 3,30. Siin 2,69. Võta see üks pakk. Selle ühe ostame kindlasti. Nii, siis mis meil siin veel on? Suitsuvorstilatid
2,99 nõo omad. Tavaliselt mujal 4 kohukese hinnad. Ja näe ongi, alates 6 on 32 senti tükk. Ja mis meil on Saaremaa oma on siin? Mis siin on? Jepi on sama hinnaga, mis poes. Näiteks see on siin 7 euri kilo, näiteks see on odavam kui poes. See on vaarika täidisega nüüd Alma oma. Koduviiner 1,49, pereviiner 2,26, kodusardell 1,79. Siis see on Makse Moorits lepa suitsuga vorst on 3,59. Kalkuni hakkliha 5 eurtsi kilo, 5,36. Ma kohe vaatanud raasiku hakkliha kodune 5 euri kilo. Need on küll head hinnad siin. Ja siinpool on siis sükene tööstuspool, konservid, värgid, need linnupiima kommid 2,63, iiriskomme ja kummikomme ka müüvad siin, igast manti. Vot need on ka vinged asjad siin. Pikniku kurk, ostad kohe sellise suure tünni, see on 17 eurikut. Et kui tuleb sükene suurem pidu, siis ülivinge võtad sellise purgi kaasa ja mis saaks parem olla kui pikniku kurk, marineeritud kurgitünn. See on siis 10-kilone potska ja siis siit tuled, ostad oliive ka 13 euri. Mega kogus, mis see on? Need on nagu eriti suured, vaata. Oliivid. Mais on Perrier, Prantsuse oma, energiajook 1,41. Esimest korda elus näen, ma ei teagi, mis see on. Kui näed, siin on ka mingi uus asi tulnud, passion välja, ma võtan selle, maitsen selle ära, mis asi see on. Kohvi uba on hea hinnaga, 11,30. Selline asi siis 26 euro eest ja 1 liitrine jääger ja apelsini oma. Sellest on palju räägitud, tekitab hästi palju vastakaid arvamusi. Osad ütlevad, et täis saast ja osad ütlevad, et jumala hea uus jook. Mina ei tea, mina selle nüüd ära ostsin siit ja oma auto pagassi, mitte pagassi, vaid tagaistme peale selle panen ja jõuan koju ja siis teen kohe ühe jäägernapsi ära ka ja vaatan, mis maitsega see jäägernaps on. Aga jah, thanks, et tänast vlogi vaatasid ja selline väike poeskäik siis oli, nii et Prismas ja Kaupmees ka, nii et võid kirjutada, et kas Tallinnas ka see Kaupmees on või on ta kuskil veel mujal, et mina ei ole viitsinud kuskilt vaadata. Ning pane siis, mis see on siis, pane siis subscribe ka ja mina tänan, tšau!